tere hommikust! Piu, pau. Kas sa reageerid ka mulle või? Jaa, kohe, ma mängin sorry. Tere hommikust! Teate, mina ei ole olnud nii ammu nii elevil alustada ühtegi vlogi. Teate, mis üldse kell on? Kell on kohe 10. Ma tahtsin öelda, et kell on väga nagu vähe veel, aga tegelikult kell on juba 10. Kes siin ajab enda sabadaga, kes siin mängib lolli hommikul kohe. Mina isiklikult alustan 1. detsembri hommikul. Tuletame meelde, et eelmine nädal tõesti jäi meil vlog üles panemata. Väga vabandame, sellepärast seal oli üks suurem põhjus, võib-olla nüüdseks teie kõik. Miks me jätsime vahele? Liina nüüd tahaks äkki rääkida sellest? Puutusin kakasid see. Jaa, sellepärast, et jäigi meil vlog tegemata nüüd, et meil Liina istus kaka sisse. Ei, okei, tegelikult, sorry, nii naljaks oli. Põhiline olukord on see, Liina sainis Made in Baltixiga, mis on siis Sony Musicu plaadifirma allolev label. Just, nimelt. Ja see ongi kõik see lugu ja me olime lihtsalt niivõrd tegusad sellega, et kuidas asjad hakkavad edasi liikuma ja meil oli kõik energia suunatud sinna. Lähema siis järgneva aasta jooksul kindlasti tuleb Liinalt nüüd väga vahvaid lugusid, mina olen kuulnud neid demosid. Very nice. High five! Lähme nüüd tagasi minevikku, kus siis räägitakse 1. detsembri juhtumistest. Ma surin ära. Sorry. Täna on 1. detsember, mis tähendab seda, et me saame avada advendikalendreid ja ma olen nii excited sellepärast. See on siis Bella advendikalender, mis Kairi meile tõi. Nii et esimesena avame selle. Martil veel ei olegi advendikalendrit. Nii et selle probleemi me peame lahendama täna. Minul on lausa 2 advendikalendrit. Mul on Nixi advendikalender ja siis mul on vegan šokolaadi advendikalender. Otsi, kus on number 1? Mis sul on? Ossa võis, palun. Täna me koristame kodu ära ja siis me läheme jõuluasju ostma, sellepärast, et need on esimesed jõulud või esimesed pühad meie uues kodus. Koristame kodu ära ja siis hakkame minema. Mina tahan siis ära. Võtame number 2 ka siis ära. Võtame number 2 ka ära siis. Mina tahan ka saada. Okei, ma võtan siis siit number 2 ära. Oota. Mina... Võtame number... Sa ei saa 1. septembril võetakse kõik lahti ju. Ei võeta. Hello, we are moving out. Going on a trip again. Tegelikult viime kohvri tagasi ja Bella viime nii kaua Sofiga mängima. Meie vana pealiskaudne madrats ka. Pealiskaudne. Meil just sai kood läbi. Nii et kes said oma laua madratsi, said uue madratsi. Aga siis jällegi poolest soovitame seda sama madratsit siiamaani. Näpsi. Mingi jõuluvana võttis ka meid vastu juba. Jaa, ma juhatasin täiega, sul oli lihtsalt mingi mees nagu jõuluvana. Kas me peame nüüd mingi jõulu, mingi eri introga tegema meile või? Jaa, oh my god, jaa. Miks ma ei kuule mitte midagi? But the very next day you gave it away. Issand jumal küll. Sutt 70. Mida hekki? What the? Nii kallid. What the? 3 sutti. Mine. See on 400 ka, sorry. Kuule Marti, see on päris nunnu, aga see on 400 ka. Normaalne. See on juba talutav, see on sama pikk kui mina. 180 või? Jaa. Oh my god, vaata, seal on põhjapügad. Marti. Marti, eks ju, ma ei tohi mitte. Kristmas. But the very next day you gave it away. Meil on vaja siis tulesid ja ehteid. Siis meil on advendiküünedades, meil on vaja neid põhjapõtrus, meil on vaja neid tähekesi. Advendiküüned. Kus sa omast arust paned need? Ütle mulle. Ma ei usu seda. Siis sa näed advendiküüned, sa oled jõuluheiter. Hashtag jõuluheiter. Sa oled täielik jõuluheiter. Sa oled nagu Grinch. Kas võid palun mitte Grinch olla üks päev? Ja lasta sul kõik asjad osta või? Jaa. Ei, keegi peab olema natukene nagu kriitiline nende asjade pool. Don't be like Grinch. Ma olen realist, mitte Grinch. Sa oled Grinch. Eelmises vlogist tuli ka välja, et Marti vihkab jõule. Okei, nüüd soprame ja siis vaatame, mis me siit reaalselt saame ka. Stopid, sa rikud jõulud ära. Joo, nüüd Marti oli hakkab veel ütlema, et võtame selle kuuse. Ei, ma just mõtlesin, et me võtaksime selle, et see on nagu illustreerib väga hästi seda meie jõule, vaata, kõik on niuke raagus ja nõme ja... Stopinga Grinch, nõme ja... Mis nii on, nõme ja... Raagus ja nõme. ja...
me olime nii kaua poes, et õues on juba hämaraks läinud. Otsega Dreaming of Marju, oh my god, Martin, oled nii kõvasti, help me god. Appi, palun, stop. mis ajalt palju läks? Mingi 200 eurot. 300. Ei läinud nii palju. 300 euri läks või? 300 euri, sa teed mul nalja. 190. Okei. Aga ikkagi, Ma olin mingi, oh my god. 190, see pole mitte midagi. Ei, ma reaalselt mõtlesin, nagu sa ütlesid 300 panin mingi. See on sama hea. Kust ma saan selle raha, et sulle veel maksta nagu pool sellest rahast? Kust kohast? 190 eurot on siiski huge lot of money, et panna Väga mingi palju. siukse asja alla. Aga Are you samas- happy now? Kas sa oled minu peale nüüd vihane? Ei, ma olen sinu peale vihane. Sa oled jõulude peale vihane. Ja, aga samas, kui sa mõtled, palju need teised jõulukuused ja kõik asjad seal maksid, siis need olid põhimõtteliselt sama palju, kui meil praegu kokku läks kõikide asjade peale. Hakkame nüüd sõitma ja vaatama, kus me edasi jõuame. Kes siis, oota, me läheme copyrighti. Kes siis veel ei tea, siis see lugu on Spider-Mani koos selle uue animatsioonifilmi põhilugu. Et te kõik teadsite. Seoses sellega me oleme ikka üllatas ka teile vlogi lõpus, nii et... No ideeliselt te saate piletid võita nüüd, kui te sinna sellele asjale. Okei, no sa juba spoilisid ära. Ja natuke monti saate ka. Okei, no põhimõtteliselt me räägime siis täpsemalt ikkagi sinna, aga võib-olla jah, teil on võimalus siis nagu piletid võita ja kõike muud, nii et... Vaadake vlogi lõpuni, eks ole, please, aitäh! Come here! Nii. Kätte on jõudnud järgmine päev ja meil on esimene advent. Enne veel, kui Liina unustab kõik ära, mis meil tegelikult eile toimus, siis eile ta saatis mind suure hooga. Miks seal oli vaja niimoodi teha? Sellepärast me mängi lauamänge. Sest et esiteks, sina lähed tilti ja mina lähen tilti. Me mõlemad oleme tilti, me ei saa hakkama üksegi, me oleme pärast kõik üksteise peale vihased. Kuigi eile lõppes kõik väga hästi ja me olime terved, ilusad, head. Siin meie taga on nüüd 190 väärtuses mingit bullshit'i. Oh my god. Meil oli tegelikult eelmine aasta täpselt sama probleem, et Mart oli täielik cringe. Kedagi ei koti, hakkame korda seda asju püsti panema juba. Ma tahtsin öelda, et minul on iga aasta nagu suureks missiooniks, et sinus ikka ka seda jõulutunnet tekitada. Stop it, I'm very sensitive, I'm gonna cry. It's okay, Kas sa tahad tõesti, et ma juba teist vlogi järjest mutan? Ei taha seda, eriti jõulude pärast. Nüüd saate aru, miks minu jaoks on jõulud nagu niisugune niivõrd nagu Minu jaoks on asi, sest et sina oled kurb ja mina ei taha, et su kurb oled. Ma ei ole kurb, ma olen jumala õnnelik, sest et see on... Ma olen jumala õnnelik. Ma olen jumala õnnelik, sest me saime kulutada 190 eurot selle jama peale. Hakkame 60 panna. Ja timelapse läheb käima nüüd. Nüüd! Kes sa tõmbad välja need just? Bella, tere Bella. Kuidas sul läheb? Näe. A bit noisy on meil siin, tead ja. I've been longing for this day for a full year now. Just hakkas magama jääma. Terve aeg terroriseeris. Nüüd kun... Näe Bella, vaata. Mis me paneme siia? Hopsti. Näe. Ja valmis me olemegi, selline tuligi meie jõulukuusk. Tada! Bella juba ka siin koha sisse võtnud ja magab. Aga üks asi, mis ma veel tahtsin tegelikult öelda selle jõuluaja ja kõige kohta üldse, eriti kui meil selline pimedam aeg ka veel uues on see, et sellisel pimedal ajal, nagu meil hetkel on detsembrikuul ja jõuluajal, pange kindlasti põlema ka küünlaid nende inimeste jaoks, keda enam meie hulgas ei ole. Ja mina ka seda täna kindlasti teen. Ma ei tea, mul kuidagi täna hästi meeles istunud, sest et mul meenus, kuidas me käisime minu unistuste päeva raames ühel armsal Annabellil külas ja kõik asjad praegu tulevad kuidagi järjest meelde, nii et ma lihtsalt tahtsin teile kõigile ka seda südamele panna. Näeme homme. Piu. Liina ei andnudki enne mulle võimalust natukene ise ka rääkida, aga sellegipoolest kõik, mis ta eelnevalt ütles, on jumala tõsi. Siinkohal tahtsingi tegelikult veel toonitada seda, et tegelikult ma olen siin vingunud väga palju terve selle vlogi vältel, on ju. Aga tegelikult on tõesti nii, et jõulud on tõesti üks kole aeg, kui sa just ise ei näe vaeva ja ei tee seda endale ilusaks, toredaks, värviliseks, nagu meil siin on. Loodetavasti ka teile kandub seda jõulutunnet, ma olen nii cringe ja vale inimene rääkima, et kui tore jõulud on. Aga tegelikult tõesti, nüüd on tõesti õige aeg minna homsesse päeva üle. Mul on nii hea meel, et selline ilus puu teil on. Ta natukene tulen siia poolt. No tegelikult ma olen kuulnud, et te olete head lapsed sellel aastal olnud.
selle näpsi kingituse teile ära. Aitäh! Olge siis tublid. Sulle tänu, me paneme kohe praegu siia alla. Ja, siis. Niiviisi. Nii, mina lippan nüüd kohe edasi. What just happened? Ma olen nii confused. Kuller helistas ühe mingi, jaa tervist, teil on pakett, kas sul on okei, kui me tuleme 10 kuni 10:30 vahel? Aga, et teie ei jääks kinkida silma, nüüd siia vlogi lõppu meil ongi teile ka üks vahva kingitus. Nimelt, siin on kott, nagu te teate, sellel nädalal 14. detsember tulebki Spider-Man välja. Üks saab terve selle suure koti, ma ei hakka teile näitama, mis siin sees on. Spider-Mani kõlar on näiteks sees ja siis on Spider-Mani kõrvaklapid. 2 inimest saavad siis veel need Spider-Mani kõrvaklapid. Kui läheb väga õnneks, siis sa võid ikka kinopiletit ka võita. Jah, kõik kommenteerijad osalevad selles. Nii et ükskõik, mis te kommenteerite. Olete, kommenteerid midagi ilusat. Kui te näete, et midagi vajab kritiseerimist, andke märku. Kriitika tähendab siis seda loomulikult, et te aitate edasi viia ja toote välja põhjused, miks ta halb on ja mida saab paremini teha näiteks on. Podcastis on olemas veel üks podcast, mida te saate kuulata ja loomulikult ka, nüüd tuleb ka... Sorry, ma lihtsalt pidin vaata seda venda. Nii et näeme juba järgmisel nädalal, loodetavasti me ei jäta vahel rohkem nädalaid siin. Jaa! Bye! Miks ma ei kuule mitte midagi? Bye, But the very next day you gave it away.